viimased mängud siis, mis ma mänginud olen. Nüüd siis tere tulemast kuulama. Seekord siis puhkusmängudega. Seekord on mina üksinda. Leonhard. Jälle üksinda. Jah, jälle üksinda. Viimased mängud, mis ma mänginud olen. Arvutiga. Ma tean, et veits vananenud, aga Fortnite. Ja arvutiga rohkem ei olegi. Sest siis Droid-versioonis ehk Tenhoniga olen mänginud. Mis mäng see oli? Ma mängin Art of War 3, see on siis PvP mängija vastu strateegiamäng, kus sa ehitad endale üles, lood sõjaväe ja siis vallutad tema maad ära. Teed enda sõjaväe ülesse. Tämä mäng olen mänginud. See on mängib Cowerfire põhimõtteliselt. Katta, tulista. No see. Ostajaid. Ja viimase väga rohkem siis mänge ei olegi olnud, mida mänginud olen. Arvuti kes arvutiga. Tahan telefoni. Arvutiga oleme mänginud sellist mängu nagu Fortnite. Hästi väga populaarne mäng Fortnite. Mängisin arvutiga. Ja täna veel mängisin. Läks selliselt suhteliselt normaalselt. Fortnite'il oli hästi palju siis uuendusi. Hästi palju uuendusi on olnud võrreldes minu eelmise mänguga. Näiteks uus tiimikaaslaste elluäratamise süsteem. Ja see on meil igasuguseid. Ja nüüd see kõrb on näiteks juba pikemat aega ja mingi järv oli ja hästi palju uuendusi on. See bussiga sõidad kohale, vippad alla. Ja siis mingid uued relvad. Head relvad olid seal. Küll võitnud, aga päris kõrgele kohale jõudsin. Aga nüüd siis viimased uuendused. Arvestades, et täna on juba 7. siis 6. aprilli uudis. Fortnite'i uus tiimikaaslaste elluäratamise süsteem on Apex Legendsist ümber tõstetud. Nüüd siis tehnoloogia uudised. Terupirik. Ta on eelmisest nädalast langenud, Fortnite'ist langenud sõpru tagasi. Järgmist nädal lisatakse Fortnite'i spetsiaalsed bussid, mis lubavad langenud meeskonnakaaslase mängu tagasi tuua. See on päris hea asi. Uutend olemas uusi. Need asendatud suured Apex Legendsi süsteem peaaegu täielikult sellest mängust üle tõstetud. Vist nädalast hakkab Fortnite'is langeb mängib maha jätva reboot kaarte. Käes, kus soovid sõpru mängu tagasi tuua, kaardi kokku koguma. Peaks lesid ellu, et täpselt samamoodi. Meeskonnakaarti üles
minna Läimere Tonni juurde selle sõprade kaardid sisse sööta, jutumärkides. See toob lange kaasa mängu tagasi, kui ta annab ka teiste mängijate teada, et vastavat Robotoni on kasutatud. Sest Robotoni sõprade langusse tagasi toomist ei ole seda mõnda aega võimalik kasutada, kuna buss peab niinimetatud jutumärkides laadima. Nii üritatakse vältida olukorda, kus mängijad tuuakse lõputult tagasi ja matši tõnnib väga pikaks. See on hea. Ei tasu lõputult kulutada aega. Aga on tõepoolest Apex Legendsiga peaaegu ära vahetamise sarnase süsteemiga. Ranglid mängib üles korjama kindla vidini, see vidini viima kindlasse kohti, siis enda tähelepanu tõmmates ootama, kui sõbrad tagasi mängu saab. Veel ei ole täpselt teada, mis kuupäeva Robotoni Fortnite'i lisatakse. See peaks juhtuma järgmise nädala jooksul. Tore. 8 hooaeg on Fortnite'is juba. Stream ja Ninja loobub Fortnite'is, sest mäng on halvaks muudetud. Stream ja Tyler Ninja jutumärkides Plevins selja keerata mängul, mis ta kuulsaks tegi ehk Fortnite. Ta leiab, et uuendus 8.2 muudab Fortnite'i halvaks. No jah. Ja teised on andnud nüüd märku, et see ei ole just kõige parem. Fortnite'i kaart kattub tulise laavaga, mida puudutada ei tohi. Saare muutub elu päris. Ajutine mängulaad Flooris laava. Katab lahingutandri aina tõusu laavakihiga, mida puudutada ei ole hea mõte. See sunnib mängijad usinalt ehitama ja niimoodi tõusust laavast kõrgemale jääma. Tundub, et see on 2 liikmeste tiimidele mõeldud, aga ei ole veel teada, millal ta jõuab Fortnite'i mängu sisse. Hispaania vutiklubi FC Barcelona lõi uue e-spordi meeskonna, mitte jalgpallis, vaid autojalkamängus Rocket League. See e-spordi meeskond Duty Rocket League Championship Series Euroopa divisionis, mis alustab 7. aprillil. See Rocket League meeskonnas hakkab võistlema e-sportlased Adrian Pimenteus jutumärkides, Matteus, David, Teevo jutumärkides, William, Daniel jutumärkides Blue, Brian ja Janis jutumärkis Alfa 54 Championöös. Tiimidirektor Robert jutumärkis Rockend Barcelona ridades. Seepärast on mõistad iga sportlase suur au, et hea meel meeskond juhtida. See, et Barcelona liitub jutumärkides Rocket League'iga ja nii klubile endale kui ka mängijate. Ütleb arvata. Varasemalt on teil olemas juba PES-i mäng ehk Pro Evolution Soccerit mängib e-spordi meeskond. Võistleb liigas nimega eFootball Pro. Eesti esimene profiklubi lõi ka hiljuti spordiklubi enda e-sporditiimi ehk jalgpalliklubi Nõmme Kalju. See tiimi keskendub esialgu vihmamängida tulevikus ka millegile muule. Täpselt ei tea. Täpselt üskenemine. Nii. Hei. Ei tea, mida on nüüd. Kirjutage pärast alla, mida teie viimati mängisite.
igatahes Apex Legends mängijad kartsid, et viimane uuendus nullis kõik nende saavutused. uuendus 1.1. Siis mulje, et saavutused ära. Tehniline praak tekkis. Arendustuudi Respawn Entertainment proomist teadlik. Hullu siiski juhtunud ei ole, mängid uuesti nullist alustama ei pea tegelikult. 1.1 oli osad mängid ümber paigutatud uutesse servedesse, kuhu ei olnud halvestatud nende infot. Paljud on mulje, et kõik need Apex saavutused kaduma läinud. Nüüdseks on viga parandatud. Ja on taastatud uuendus 1.1 eelsest seisukord. Hiljuti algas esimene hooaeg. Battle Passi võiks soetada allkinnast poole odavamalt. Ja mängu peaks lisanduma veel üks tegelane. Peagi. Neljanda aprilli uudis. Aga lähme vaatame, mis auto uudistes on. Tehnoloogia auto. Varsti alustab siin ka uus saade. Tehnoloogiast rääkib saade. Aga senikaua võtame ka natuke tehnoloogiat läbi. Uus Range Rover Evoque jõudis Eestisse. Müügile. Teine põlvkond on nüüd Eestis. Evoque teine põlvkond, mis täiesti uuele sõiduplatvormile. Mõõtudelt eelkäijaga sama suur, aga tunduvalt ruumikama salongiga. Ja esmakordselt on Jaguar Land Rover sõidukis ka uus ClearSight tehnoloogia. Jaguar käsist nende ClearSight-süsteemiga tahavõttu või kasutab sõiduki tagas või paigutab kaamerat, kuvada lainurkvaadet ning ClearSight Track Ground võimalus vaadata otse sõiduki mootori alla ja esiotsast madalama. Ja see maastiku võimekuse peaks tagama nelikveoline Terrain Response 2 süsteem, AVD siis. Välimusosa uuendused, siin on LED, esi- ja tagatuled. Väga säästlik. 21-tollised väljad, uued uksega ühepidemid ja küljelistud. Mootoritest on olemas 200, 205, 300 hobujõudised mootorid. Bensiinimootorid ja diiselmootorid võimsusega 150, 180 ja 240 hobujõudu. Ja nüüd 42-voldine kergrubriidtehnoloogia, mis taga on väiksema CO2 heite koguse. Ja see on sarnaselt esimese põlve saadav nii esi- kui tagaveolisena ja Eestis on linnamaasturiin 41 900 eurost alates 41 900 eurost Eestis hind. On jah. Ma siis lõpetanud, jah. Tšau. Jälle nägesime uute saadeteni pigem. Uute saadeteni. Tšau.